Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Noitsu emme ja see on Noitsu issi. Peppa. Priidiku uued riided. On kena päikseline päev. Peppa ja Priidik mängivad aias. Porilombid. Peppale ja Priidikule meeldib porilombis üles-alla hüpata. Priidik, sa oled üleni porine. Peppa, Priidik. Priidik, heldeke, mis väike porine põrsas. Sind on vaja vanni pista. Ja su riided on vaja puhtaks pesta. Priidikut pestakse vannis. Priidiku riideid pestakse pesumasinas. Neid riideid on juba 1000 korda pestud. Priidiku riietes on augud sees. Kui pesta riideid 1000 korda, kuluvad neisse augud. Ma näen su Peppot, Priidik. On aeg Priidikule uued riided osta. Noitsu emme viib Peppa ja Priidiku riidepoodi. Tervist, Noitsu emme! Tervist, Preilianes! Kuidas ma saan aidata? Meil oleks Priidikule uusi riideid tarvis. Sul veab, see on ju riidepood. Kõigepealt tuleb sind üle mõõta. Siruta nüüd käed välja. Priidik arvab, et te tahate teda kõditada. Luban, et ma ei kõdita sind, Priidik. Väga hea, sa oled väga tugev põrsa. Näed nüüd, Priidik? Preilianes ei kõditanudki sind. Ei jah, aga mina kõditan. Priidikule meeldib kõditamine. Nõndaks, valime siis Priidikule uued riided. Kuidas see sobiks? Väga hea ja soe. Priidik saab seda proovikabiinis selga proovida. Priidikul on seljas suur villane kampsun. See on nii nunnu välja, Priidik. Valge pole lompide jaoks vist kõige sobivam värv. See on kõike muud kui valge. Priidik, sa näed välja nagu kloun. Priidik ei taha välja näha nagu kloun. Liiga kirev. Aga kuidas need riided sobiksid? Nüüd sa oled nagu mõni pingviin. See pole siiski päris Priidiku moodi. Aga kuidas oleks sellega? Põhimõtteliselt sama, mis enne. Oh jaa. Priidik, sa näed välja nagu sina ise. Mis sina arvad, Priidik? Hurra! Priidikule meeldivad tema uued riided. Issi, me oleme kodus. Kas Priidik ei saanudki uusi riideid? Need ongi tema uued riided, Noitsu issi. Samad, mis enne, ainult ilma aukudeta. Või nii? Kas me võime nüüd aeda mängima minna, emme? Jaa, lähme kõik aeda mängima. Juhuu! Vaadake, porilomp. Hakkame selles hüppama. Üles-alla hüppame kõik porilombis. Plirts, 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 plärts. Plärtsu teen ma siin ja plärtsu teen ma seal. Siin plirts, seal plärts, igal pool plirts, plärts. Üles-alla hüppame kõik porilombis. Plirts, 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 plärts. Priidik, su uued riided on nüüd ka porised. Sa vaata parem oma enda riideid, Peppa. Ja sina oled ka väheke porine, Noitsu issi. Sa ise ka, Noitsu emme. Tühjaga, see on kõigest pori, see tuleb pesus maha. Kui nagunii saab pesema, siis hüppame õige väheke veel. Jaa! Peppale, Priidikule, emmele ja issile meeldib poriseks saada. Kellele siis ei meeldiks poriseks saada? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Tompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Vanaisa uus mängulennuk. Peppa ja Priidik tulid vanaemale ja vanaisale külla. Mul on teile midagi õige uhket näidata. See oli kunagi minu nukk, kui ma alles väike olin. Nii ilus. Kas ma tohin teda hoida? Jaa, aga pea meeles, ta on väga õrn. Jah, vanaema. Aitab nüüd sellest, kas tahate näha midagi tõesti toredat? Jaa, palun. Lähme siis kuuri alla. Vanaisa aina meisterdab seal midagi. See annab talle tegevust. Vaadake seda. Panin sellele nimeks mudel number 1. Minu esimene ise tehtud mudellennuk. Mudlid-lennuk. Priidikule meeldivad lennukid. Kas see lendab ka, vanaisa? Aga muidugi, passige peale. Maandumisega on veidi keeruline. See on maailma kõige toredam pisike lennuk. Toredam veel, kui see oleks suurem. Seega ma tegin teise veel. Mudel number 2. Tasakesi. No, jah. Nagu ma ütlesin, maandumisega on keeruline. Tore. Hea, et sa selle tehtud said. Nüüd on see sul valmis ja pole neid rohkem tarvis teha. Ega ju? Ei ole jah, Otsu vanaema. Kuule, tead sa? Mahlaisu tuli peale. Hea mõte, Otsu vanaisa. Kas keegi teine tahab veel juua? Jaa, palun. Ma toon siis toast meile kõigile mahla. Nägemist. Pea siis meeles, Peppa, hoolitse mu nuku eest. Jaa, vanaema. Nägemiseni, vanaema. Nõndaks, kohe näitan teile, mille kallal ma olen siin nokitsenud. See on mudel number 3. Ja veel suurem ja parem. Sellel on isegi piloodi jaoks oma iste. Paneme siis Priidiku sõitma. Ei. See võib olla tibaohtlik. Aga äkki tahab nukk lendur olla? Vanaema ju käskis mul teda hoolega hoida. Nukuga on kõik kombes. Olgu. Vaatame nüüd, mida see suudab. Mängulennuk teeb õhus surmasõlmi. Nukk! Oi, nukk kukkus lennukist välja. Ei mingit paanikat. Kui tore! Proovime midagi veel ägedamat. Ettevaatusmaja! Pole hullu. Uks on ju lahti. Kus kohas see mahl mul oligi? Mis see oli nüüd? No näete, ma tean, mida mina teen. Nutikas vanaisa. Nüüd tuleb see kuidagi maa peale tuua. Tasakesi. Nukk! Kinni püüdsin. Kui tore! Tõin kõigile mahla. Just õigel ajal, vanaema. Mis asi see veel on? See mudellennuk, suur mudellennuk. Jaa, seda ma näen. Vanaisa tegi siin vigurlendu. No, nukuke, kas oli tore Peppa ja Priidikuga mängida? Vanaisa pani nuku lennuk. Ja, meil oli siin väga tore. Oli jah, vanaisa. Peppa ja Priidik armastavad mudellennukeid. Kes siis mudellennukeid ei armastaks? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Leenu läheb ära. Lammas Leenu tuli Peppaga mängima. Tere, Leenu. Tere, Peppa. Peppa ja Leenu on parimad sõbrad. Lähme minu tuppa mängima. Mina olen printsess ja see siin on minu plastist kroon. Ja tahan olla arstiõde ja ma vaatan su kohe läbi. Ütle A. A. Mul on üks saladus. Mis saladus? Minu emme sai uue töökoha ja me kolime uude koju. Emme, Leenu saab endale uues kodus uue toa. Jaa, proua Lammas just rääkis mulle sellest. Uus töö on praegusest palju huvitavam. Ja ma õpin ära täitsa uue keele. Ja ma hakkan tegelema igasugu uute huvitavate asjadega. Kõlab ime toredalt. Tahaksin juba Leenu uude tuppa mängima tulla. Oi, Peppa, aga Leenu kolib ju teise maailma otsa. Sa ei saa temaga enam iga päev mängida. Aga me näeme ju ikkagi iga päev koolis, eks ju? Ja ma käin ju koolis ikka edasi, emme. Sa lähed uude kooli, Leenu. Kas ma siis enam sind üldse ei näegi? Kindlasti sa näed ikka Leenut. Oi, mis kell juba on? Me peame nüüd minema. Aga emme, meil on vaja veel mängida. Homme mängite. Praegu peame minema pakkima. Oi, head aega siis, Peppa. Homseni, Leenu. On ikka kõik korras, Peppa? Mul on kurb. Päris suur ehmatus, et Leenu nii äkki ära kolib, eks? Joo. Äkki joonistad Leenule hüvasti jätu kaardi? Olgu. Ma joonistan enda ja Leenu ja lilled. Kui ilus kaart, Peppa. Kas sa tahaksid Leenule helistada? Joo, palun, emme. Hallo. Hallo, Leenu. Mul on natuke kurb. Mina ka. Kas ikka tuled homme mängima? Jaa, palun. Olgu. Homseni siis. On hommik ja Leenu tuli Peppa juurde mängima. Teeme järgmise künkani võidu. Ma hakkan sinust suurt puudust tundma, Leenu. Mina sinust ka, Peppa. Kuigi sa olid selline kamandaja. Mis mõttes? Ise sa oled? Ei ole. Oled küll. Me mõlemad kipume vahel kamandama. Mul on nii hea meel selle uue töö üle välismaal. Kartsin juba, et jäängi igaveseks siia passima. Nii ma sain aru, jah. Oled sõiduks valmis, Leenu? Ei, oota. Ma tegin sulle ju hüvasti jätu kaardi. Aitäh, Peppa. Ja sa võid selle endale jätta. Minu lemmikkrooni. Sa oled nii eriline. Ja siis sa ei unusta mind. Nii et jäta see igavesti endale. Ma ei unusta sind kunagi, Peppa. Ära mine. Hallo? Oi või nii? Ahaa. Nad ütlesid, et ma ei saanudki seda uut tööd. Nii et te siis ei koligi ära? Ei. Ja me jääme siia igavesti? Jaa. Kui tore! Hea, et sa ikkagi jääd. On jah. Nüüd võin mulle mu krooni tagasi anda. Sa ise ütlesid, et ma võin selle igaveseks endale jätta. No jah, aga sa ei sõidagi ju ära. Aga sa võid seda alati kanda, kui mulle külla tuled. Aga kaart, selle võid endale jätta. Aitäh, Peppa. Peppa ja Leenu on parimad sõbrad. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Possa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Pikk rongisõit. Peppa sööb koos perega hommikust. Mis viga on Otsu issi? Ma pean minema tööreisile. Kas me võime ka kaasa tulla? See on tööreis. Pealegi tuleb sellest pikk rongisõit. Tšotšo. Palun, me tahame ikka kaasa. See pole mingi lõbu. Ma katsetan betooni tihedust, lõhestustõmbe tugevust ja purustavat koormust. Minul on ka vaja neid asju teada. Mis Natsu emme arvab? Minu arvates kõlab see vahvalt. See on ju 100 kilomeetrit kaugusel hoopis teises riigis. No palun, issi. Ja küll, eks siis sõidame. Kui tore. See on rongijaam. Preili jänes on rongijuht. Kõik rongi. Täiskäik edasi. Kas varsti oleme kohal? Ei, Peppa, sellest tuleb pikk sõit. Nii et varu heaga kannatust. Äkki laulame ajaviiteks midagi? Ja küll. Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, klikkadi-klõkkadi-klõkk. Laul on lauldud. Kas nüüd varsti hakkame kohale jõudma? Oi, pikk tee on veel ees, Peppa. Me ei jõua enne hommikut kohale. Aga kus me siis magame? Siin samas. See pole ju magamistuba, issi. Vaata nüüd. Võluvoodid. Ja siin me peseme hambaid. Võluvannituba. Isegi pisike kraanikaus pisikeste kraanidega. Ja see pole veel kõik. Võluvetsupott. Huvitav, mis nupp see siin on? Issi leidis võluduši. Jaa, Palun esitage passid. otse kohe. Te olete ju härra Siga. See kuulus härra Siga. Küllap tulite meie betooni katsetama. Jaa, nii see on. Te teate mind. Teie töö on meie maal kuulus. Oi, aga ma ju segan teid. Hea tööd. Ja tööd. On uneaeg. Ja tööd, Peppa ja Priidik. Hea tööd, mu pisikesed põrsakesed. Ja tööd. Peppa ja Priidik tuduvad mõnusasti oma kupeevoodikestes. Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. On hommikusöögi aeg. Tere hommikust! Preili jänes, kas te ei pea rongi juhtima? Kõik on korras. Rong veereb rööbastele, ega ta ei eksi kuskile. Kas soovite kohvi või apelsinimahla? Mina sooviksin mõlemat, palun. Ei, kas kohv või apelsinimahl, mõlemat ei saa. Kuulsa, härra sea puhul ei peaks siiski nii rangelt reegleid järgima. Kohv ja apelsinimahl. Ma tänan. Andestus, ma olen kuningas Alfonso. Kas ma saaksin ka kohvi ja apelsinimahla? Ei, see on võimatu. Peppa ja ta pere on pärast pikka sõitu kohal. Teie külaskäik teeb meile suurt au, härra Siga. Ma tänan. Siin on teile katsetamiseks betoon. Otsuissi on suur betooni asjatundja. Väga hea. Kui tore! Loodan, et rongisõit polnud liiga pikk ja väsitav. Ei, see oli tore. Mis see siis nüüd teeme? Minu töö on tehtud. Nii et me võime rongiga koju tagasi sõita. Oi, kui tore. Siis saab jälle rongis magada. Peppale meeldivad pikad rongisõidud. Kellele siis pikad rongisõidud ei meeldiks? Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, klikkadi-klõkkadi-klõkk. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Preili Gazelli maja. Peppa läheb koos perega külla Preili Gazellile. Tere, Preili Gazell. Oi, tervist! Astuge aga edasi. Teie koridor on natuke viltu, Preili Gazell. Kas see peabki selline olema? Ei, maja on lihtsalt nii vana. Siin on kõik natuke vinka-vonka. Kõik on ja päris viltu, aga see pole alati nii olnud. Millal teie maja hakkas viltu vajuma, Preili Gazell? Ma ei teagi, ikka väga ammu. Ja igale poole seintesse on ka praod tekkinud. Ma arvan, et teie maja vajaks remonti. Kas me ei või pragusid lihtsalt üle kleepida ja värvida? Ehitusmees soovitas. Mismoodi maja sein väljast on? Oi, mis see siis on? See on minu väike jõulupuu. See pole väike, see on suur. See on jäänud jõuludest ammu, kui puu oli veel piisikene, hald ja ka ladvas. Pärast pühi ei olnud mul südant puud ära visata. Seega istutasin selle aeda. Teie puuke on kasvanud nii suureks, et ähvardab teie maja ümber tõugata. Sellepärast teie maja ongi niimoodi vinka-vonka. Aga mida siis teha? Ma kutsun härra Härja. Hallo! Härra Härg, meil tuleks siin üks suur puu üle vaadata. Olen kohe kohal. Nii, see siis ongi see puu. See jah. Päris uhke puu teil siis, Preili Gazell. Tugevate juurtega. Jah, aga see tõukab maja ümber. Oi jaa, siis me võtame selle puu maha. Aegi mu vaene puuke. Stopp, puu otsas liikus keegi. Vist mingi väike loom. Sellisel juhul tuleb järele vaadata. Enne kui härra Härg saab puu maha raiuda, peab ta olema kindel, et seal ei ole ühtki loomakest. Härra Härg leidis linnupesa. Vaadake, teie puu otsas on linnupesa, Preili Gazell. Palun, kas ma tohin ka näha? Hästi, Peppa, me võime aknast vaadata. Oi, kui armsad. Seal kõrgemal puu otsas on vist veel midagi. Vaadake, mis siin on. Sumisevad mesilased. Vaatame, kes siin veel elab. Oi, no vaadake seda. See on ju öökull. Oi, ma näen vist veel midagi. Edasi tippu. Ai, teil on siin nahkhiired, Preili Gazell. Oi, mu sõbrad, nahkhiired. Nad meenutavad mulle minu vana kodumaad. Ja mis see veel on? Minu jõuluehted. Ja haldjas. Selle jõuluhälde panin ma kunagi aastaid tagasi puulatva. Mis imeline puu. Paljude loomade lindude kodu. Jah, seda puud küll maha ei võta. Kui tore! Aga mis siis minu majast saab, kui puu jääb alles? Maja kukub varsti ümber. Aga mul on tarvis maja, kus elada. Ma vist tean. Tõstame teie maja ka puu otsa. Härra Härg, ma palun kraanat. Kraanat peab saama. See on ju puuonn. Lihtsalt imeline. Olen alati unistanud elust puuonnis. Suur tänu teile kõigile. Kui tore! Preili Gazell armastab puuonne. Kes siis ei armastaks puuonne? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.